Vaata Kristi ööga, tule siia näed. Teiseks kõrval siis näed, Kristi taha. Teid šau Kristi ööga. Alustame Villipajuste gümnaasiumi 12. klassi lõpuaktusega. Palume välja lülitada mobiiltelefonid. Ja palume tulla saali, meil on siin vabu kohti. Olge head, tulge saali, kuulete paremini, näete paremini. Siin on päris palju vabu kohti veel. Oleme Villipajuste gümnaasiumis õppinud, kasvanud, arenenud, saanud siit nii sihi ja järjekindlust kui ka kodanikujulgust. Täna anname teile 26. lend üle koolilipu. Kasvagu ja arenegu kool teie valitsemisel jõudsalt. Saagu lipul olev tammepuu elujõudu juurde. Hoidke kooli au ja head nime. Hoiame lippu auga, et saaksime selle aasta pärast niisma väärikalt järgmisel lennul edasi anda. Sõna on Villipajuste gümnaasiumi direktoril härra Henri Kallastel. Austatud Vinni vallavanem, head lõpetajad, lugupeetud lapsevanemad, õpetajad, külalised. Villipajuste gümnaasium saadab täna koolist ära järjekordse lennu. Peatselt on nendest 22 noormehest ja neiust meie ees saanud Villipajuste gümnaasiumi 25. lend. Kallid lõpetajad, tänane päev on teie jaoks väga tähtis ja eriline. Õppenõukogu otsusega number 9 17. juunist olete te Villipajuste gümnaasiumi lõpetanud ja seega arvatud meie rohkearvulise vilistlaspere noorimateks liikmeteks. Siiamaani on koolitöö olnud teie jaoks kõige tähtsam tegevus. Argipäevaselt eks tüütu, aga teinekord kordumatult huvitav. Te jätate hüvasti oma armsaks saanud koolimajaga, kuid
loodan, et jätkate suhtlust oma kooli ja oma koolikaaslastega ning teile täna nii tähtsal ja erilisel päeval tahaks ma uskuda ja loota, et teie võtate siit lahkudes kaasa ainult ilusaid ja helgeid mälestusi. Aga üht ma tean kindlasti, et kui on ka mõningaid tumedaid laike kellegi teie mälupildis kooliaja kohta täna, siis aeg kui suur meister küll kõik ära silub ja ümber kujundab ning kunagi aastate pärast jääb kooliaeg mälestusse ikka põneva ja helgena. Tänane päev tähendab teile täiesti uue aja algust. Teil tuleb langetada otsus edasiseks, kuhu minna ja mida teha edasi. Oma valikute tegemisel peate arvestama paljude teguritega, mis ahendavad märgatavaid teie valikuvabadust. Kuid peaasi, et valite sellise elukutse, mis teile meeldib ja on jõukohane. Tänase päevaga ei lõpe teie õpinguid. Õppida tuleb elus pea igal sammul, sest ühiskond, majandus, tehnoloogia ja ka haridusprotsess ise on pidevas arengus, millega tuleb kaasas käia ja kursis olla. Ega asjalt ei räägita tänapäeval kogu maailmas elukestvast ja täiendõppest, sest ilma selleta ei ole piisavat konkurentsivõimet maailma tööturul. Hetkeks viskame pilguga parimate lõpetajate nimekirjale. Parimad lõpetajad. Kuldmedaliga lõpetab Vinni-Paiste gümnaasiumit Laura Laks. Teeme tugeva aplausi. Neljade viitega lõpetavad Johanna Eper, Merike Laud, Hanna-Kristin Vaide. Meie parimad riigieksamite sooritajad on Einar Linde, Merike Laud, Johanna Eper, Karina Patagin, Emily Õun, Hanna-Kristin Vaide, Henri Konna, Laura Laks ja Paula Mägi. Ja riigieksamite tulemused olid üle vabariigi keskmise. Eesti keel oli vabariigis 62,5 punkti, meil on 70. Inglise keel vabariigis 63,9, meil on 73. Ja matemaatika vabariigis 56,3 ja meie koolis on ta 82,7. Need kallid lõpetajad olete tublid ja veel kord tublid. Te kindlasti kaua oodanud, sest tundus ju teile, et kool piirab teie vabadust. Kuigi mõnikord kipusite unustama, et vabadusega kaasneb ka vastutus. Ei tõusnud sellest suur tüli, sest õpilasele on paljud asjad andestatavad. Põhimõttel, et nad on ju ikka veel õpilased ja mitte täiskasvanud. Nüüd on asjad teisiti. Tänasest langeb kogu vastutus teile, teie eelseisva elu ees, teie enda õlgadele. Meie ei saa teid rohkem selles aidata. Teil tuleb hakata liikuma oma eluteel. Liikuda võib mitut moodi, kas tormates läbi elu või liikuda nii, et on aega ka mõtisklusele ja meenutustele. Kui te vaatate enda ümber, siis te näete, et suur hulk inimesi, kes tormavad vilisedes läbi elu ja kes kurdavad, et neil on kiire ja et neil on palju tegemist, aga märki nad endast maha jätta ei suuda. Ma loodan, et teie suudate liikuda nii, et elu on jälgi täis. Minge küll edasi, kuid ärge jookske läbi elu. Hoidke silmapiiril neid, kes lähevad teie ees ja hoidke tempot nendega, kes käivad teie kõrval. Leidke aega üksteise ärakuulamiseks ja mõistmiseks. Elu on muutunud kohutult kiireks. Pidevalt tekib hirm, et me jääme millestki olulisest ilma. Tegelikult vajame aega ja tahtmist aeg maha võtta ja üksteist mõista.
Oma parema arusaamise järgi on teid, head lõpetajad, juhendanud ja harinud paljud õpetajad. Nad on aitanud teid kujundada oma teadmiste ja maailma nägemise pagasid. Armastuse, hoolivuse ja lootusega on teid kasvatanud teie vanemad. Paljuski olete just teie olnud oma vanematele nende elu mõte. Ma tänan teid, isad, emad, õpetajad, selle hoolitsuse, armastuse ja õpetuse eest, tänu millele on mul nüüd suve alguspäevadel suur rõõm kätte anda gümnaasiumi lõputunnistused tänastele lõpetajatele. Minge siis teele, mu noored sõbrad, ja tundke ikka rõõmu elu üle, isegi siis, kui ta teile vahel ületamatuna näivad takistuse ette veeretab ja teile tundub, et te iialgi oma eesmärgile ei jõua. Ütlevad ju laulureadki nii. Sa tead, et puhtalt käitud tee on tähtis, et eesmärk iial teed ei pühitse. Ja kui ei saavutagi sinitähti, siis miski ikka jääb. Ja see on tee. Palju õnne teile gümnaasiumi lõpetamisel. Klassi lõpetavad Laura Laks lõpetab kuldmedaliga, saavutanud auhinnalisi kohti maakondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel, eriti edukas saksa keeles ja loodusainetes. Johanna Eppe lõpetab 4 viitega ainekiituskiri väga heade tulemuste eest informaatikas. Henri Konno tubli kooli esindamises inglise keele maakondlikul olümpiaadil. Elis Kukk, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Kertu Kutsar, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest informaatikas. Küüsmaa, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest haruinformaatikas. Artur Laherand. Merike Laud lõpetab 4 viitega ainekiituskiri väga heade tulemuste eest informaatikas, kehalises kasvatuses, vene keeles, haruinformaatikas. Lisett Liblekas, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest informaatikas.
Einar Linde, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest informaatikas, matemaatikas ja känguru matemaatika võistluses kooli parim tulemus. Diana Mets, Katre Mäekivi, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest informaatikas ja kehalises kasvatuses. Kristin Mäekivi, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest informaatikas. Paula Mägi, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest informaatikas. Anna-Maria Otsa, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest informaatikas. Karina Potagi, ainekiituskiri väga heade tulemuste eest informaatikas, kehalises kasvatuses ja kultuuriloos. Signe Rannamäe, Maria Šimuk, Karl Eduard Tamm, Karina Trofimov, Hanna-Kristin Vaide lõpetab 4 viitega ainekiituskiri väga heade tulemuste eest informaatikas. Emili Õun, väga tubli esinemine õpilaste teadustööde riiklikul konkursil. Klassijuhataja Katrin Pall, Vinni vallavanem härra Toomas Väinaste,
ja sõna on Vinni vallavanemal härra Toomas Väinastel. Head inimesed tänasest lõpuaktusest osavõtjad. Nagu me teame, Vinni vallas on meil alles jäänud täna 3 kooli, on siis Tudu, Roena ja Vinni Pajusti gümnaasium. Ja kui ma täna täpsustasin, siis peaks olema veel, momendil oli siis 376 õpilast, nii et see on juba sipa alla 400 ja prognoos näitab, et järgmisel aastal natukene õpilaste arvel koguni tõuseb, nii et see on väga hea näitaja. Armsad Vinni Pajusti gümnaasiumi vilistased, äsjased abituriendid, õnnitlen teid südamest teid eduka kooli lõpetamise puhul. Tänan suure töö eest teie klassijuhatajat Katrin Palli, kelle jaoks olete 4. lend teile saata. Tänan kõiki õpetajaid, kes teid on õpetanud, andnud teile õnnelikke ja meeldejäävaid hetki. Palju õnne kõikidele lastevanematele nähtud vaeva eest. Teie pingutus, kallid õpetajad, on suur rõõm meile kõigile. Nautige tänast päeva kaaslaste ja sõpradega ühist koosolemist. Siin armsas koolimajas veel soojad helled on teel, mis te jätsite teie koos, nagu ütleb laulusalm. 12 pikka kooliaastat on tänasest läbi. Koos kooliteed käies olete saanud täisealisteks. Teie elus on käes aeg, kus inimene arvab olevat end kõige targem. Las see täna veel ollagi nii. Esimest korda elus on teil käes tõeline haridust tõendav dokument, millega võite minna homsest kas või tööle. Hakata ise äri ajama, võtta naise või minna mehele, saada isaks või emaks, minna aega teenima, minna edasi õppima, võite ka mitte midagi teha, seda loomulikult, aga ainult sellel suvel. Saate minna valima, võite ka saada valituks. Poes teile küll veel viina ei müüda, aga suitsu saate juba kätte, aga vaevalt, et seegi mõttekas tegu oleks. Võite vabalt autot juhtida, kui load juba olemas. Teisisõnu, uksed elule on juba üksjagu valla ja valik on teie. Tõesti, homsest võiksite tööle minna, kuid enamasti ootavad need tööandjad, kelle juures teie sooviksite töötada, meelsamini juba kogemustega spetsialiste. Neile jääb väheseks see kogemus, mis teil on saadud kas siis koolis punnvõrdide putitamisest või seebikarpide ehitamisest või mõnedest teistest juhuslikest töödest, mida teil on õnnestunud juba teha. Ja kas eelistab noor naine tulevane ema oma laste isaks noort meest, kes isegi on alles elude alguses, kel pole veel oma kodu rajamiseks kõiki vahendid olemas. Nii et lennake, kallid lõpetajad, kõrgele ja kaugele, õppige, omandage hea haridus, leidke oma tee, ärge kartke sel teel ette tulevat vaeva ega tööd. Läbikäidud 12 kooliaastat peaksid andma teile veendumuse, et sihikindlus viibki lõpuks sihile. Olen veendunud, et olete saanud sellest koolist hea hariduse. Olete sooritanud heal tasemel riigieksamid, nagu varasemad Vinni Pajusti gümnaasiumi abituriendid. Pole ka teie olnud lati alt läbijooksjad. Teie tulemused toovad au teile, meie koolile ja ka kogu meie vallale. Inimesed on ikka oma lootusi ja ootusi lauludes väljendanud. Nii laulab ka meie nooremapoolne laulja Karl-Erik Taukar ühes oma populaarses laulus, et iga lõpp on uue algus, aga lõpu eel kärsitu on meel.
Ja nii sa seisad siin tõmbetuule käes. Ühel pool on olnud aeg, teisel kummaline ootus. Veel hetk ja sulle saatus uue lehe pöörab õnnega koos. Hea õpetaja, usu neisse sõnadesse. Tänane päev on erakordne. Rõõmus on suur vabanemine viimasest lõpupingutusest. Jäägu see tunne teile kauaks meelde. Teadke, et järgmise kooli lõpuaktusel diplomit kätte saades on see tunne veelgi suurem ja ülevam. Ja siis on uksed teie ees veelgi rohkem valla. Lõpetuseks ilusat lõpupidu teile, ilusat suvepõhkust ja jääge ikka õnnelikuks. Aitäh teile, kõik head! Kuulete laulu Nii kaunis, selle esitab teile Mairin Alare. Kas lastevanemate nimel soovib keegi sõna? Vist ei soovi. Siis tuleb kõnelema õpetaja Katrin Pail, 12. klassi klassijuhataja. Nüüd on siis minu kord teile kaasa öelda mõned mõtted. Õpetajad, lapsevanemad, külalised, kolleegid. Olen enamuse teie kõrval olnud 12 aastat, 12 pikka aastat. Näinud teid kasvamas, näinud teid muutumas. Rääkinud teile muusikast, laulnud, vaielnud, seletanud inimeseks olemist ja palju muud.
Need on minu kogemused ja oskused, mida ma olen püüdnud teile edasi anda. Nüüd on see aeg läbi ja ma hingan kergendunult. Ma ei pea tundma enam vastutust. Kui teid peaks millegagi võrdlema, siis oleks see mosaiik. Killud, mis on eri suuruse, sära ja värviga. Osad teravate, teised ümaramate servadega. Ühed, kes püüavad silma jääda, teised sulanduda ja olla märkamatud. Kolmandad väga sihikindlalt oma eesmärgi poole rühkimas. Kui hea pilt, tervik nendest kildudest klassis sai, seda teate teie ise kõige paremini. Edasi on sobitumine suuremasse pilti juba ainult teie endi kätes. Leida enda kõrvale selline kild, mis sind kõnetab ja paneb õnnelikult naeratama. Teekond, mida me teiega koos oleme läbinud, meenutab mulle sõitu Ameerika mägedes. Üles ja alla ja ikka ootamatud kurvid. Sellel teel on olnud palju südantsoojaldavaid hetki, ka heldimuspisaraid, aga ka jääämbritunnet. Igal juhul on nüüd teekond läbi ja kätte on jõudnud lõpppeatus. Teie saate astuda oma unistuste maailma, vabad kooli reeglitest ja kohustustest. Võimalus teha seda, mis teile tõesti meeldib. Loodan, et naudite seda kõike. Teie kõrvale jäävad teie vanemad ja ma usun, et nad on teile jätkuvalt toeks nii heas kui raskustes. Lugupeetud vanemad, soovin teile selleks palju jõudu ja energiat. Lõpetada aga tahaks suurepärase muusiku ja väga sooja inimese, maestro Eeri Klassi mõtteteraga. Heategu on hea tegu, sõna otseses mõttes. Kõige tähtsam on inimene ja inimese sisu. Kui inimesel on sisu ja tahe ning see on pühendatud mitte iseendale, vaid teistele, siis sünnivad maailmaimed. Tehkem head, olgem head, mitte et me mängime, et me oleme head. See on tõsine teema, mis võib inimkonda päästa. Sisu ja heategu käivad koos. Teile kõige paremat soovides ja ilusat suve! Sõna on abituriendil Liset Liblekone. Kallid lõpetajad, lugupeetud vallavanem, austatud õpetajad, lapsevanemad ja ülejäänud saalis viibijad. Läbi on saamas jälle üks peatükk nii minu kui ka teiste Vinni-Pajusti gümnaasiumi 25. lennuabiturientide jaoks ning mul on väga suur au olla täna siin ja pidada see kõne. Viimased 3 aastat on olnud kindlasti üks kogemuste rohkemaid. Sydney J. Harris on öelnud, et hariduse eesmärk on pöörata peegli takendeks ning usun, et näeme ka oma peeglitest varsti läbi. Kool avab tee ellu, aga usun, et lisaks raamatutarkusele omandasime siin ka palju sellist, mida hiljem elus vajame. Parimaks kooliks jääb aga elu ise. Tarkus on rikkus, mida kanname alati endaga kaasas. Jätsime meelde näiteks spiooniprillid, mille abil spikerdada saab. Ning praeguseks on vähemalt pooltel klassis prillid ninal. Kallid õpetajad, need 12 aastat, mille püüdsite meid siin harida, õpetust jagada, selgitada, tähelepanu juhtida, kaitsta, veenda ja pragada ning mida kõike veel, see kõik on nüüd möödas. Millised need aastad olid meile, meie vanematele ja õpetajatele?
Kõikidel osapooltel on oma arvamus, omad kogemused, mida kogetud ja oma arusaam sellist, milline on tulemus ja kas see meid rahuldab. Ja just nii peabki olema, sest igaühel on ju oma eesmärk ja pole mõtet end petta sellega, et kõikide osapoolte eesmärgid on ühesugused. Kui aus olla, siis oleme olnud üks üsna keeruline klass. Nii mõnegi sõnul kõige keerulisem kooli ajaloos. Kindlasti oleme olnud üsna kõvad pähklid paljudele õpetajatele just oma erinevate isiksuste tõttu. Võib-olla saaks meid võrrelda tikripõõsaga, mille oksad on nokkalised, aga marjad vahel magusad. Oleme järjekindlalt raiunud end sügavale õpetajate mällu. Üks osa meist raius end olümpiaadidel ja võistlustel esimeste sekka. Aitäh teile, õpetajad! Tänan teid siiralt meie klassiga nähtud vaeva eest. Iga lend toob erinevaid situatsioone ning õpetab ehk midagi uut. Ma olen rõõmus ja tänulik, et oleme koos teiega jõudnud tänase lõpuaktuseni. Soovin teile päikselist suve ja optimismi edaspidiseks. Soovime tänada enda õpetajaid, kes täna siin viibivad. Meie õpetaja ja klassijuhataja Katrin Pall. Õpetaja Ulvi Rembel. Õpetaja Margo Müller. Ega millest ei pääse. Õpetaja Kirsti Nota. Õpetaja Marianne Mustav. Meie õppejuht Viivi Treier. Direktor Henri Kallaste. Ning vallavanem Toomas Väinaste. Suur tänu ka teile, kallid lapsevanemad. Teie roll meie siia jõudmisel on väga suur. Olete kogenud koos meiega nii rõõmu kui ka kurbust. Kuid olulisim on see, et te pole kunagi me kõrvalt lahkunud, olles meile alati toeks. Nüüd oleme me kõige targemad ja siirdume ülikooli või siis hoopis eluülikooli. Tsiteerides üht prantsuse filosoofi. Me kõik saame 3 haridust. Ühe vanemalt, teise kooliõpetajalt ja 3. elult. 3. räägib kõigele vastu, mida esimesed 2 õpetavad. Soovin meile, kallid õpetajad, et siht oleks silme ees ning unistada tuleb alati suurelt. Lõpetuseks üks ilus mõte ema Tereesalt.
inimesed on tihti mõistmatud, ebaloogilised ja enesekesksed. Andesta neile ikkagi. Kui sa oled lahke, võivad nad sind süüdistada omakasupüüdlikes tagamõtetes. Ole ikkagi lahke. Kui sa oled edukas, siis leiad endale valesõpru ja tõelisi vaenlasi. Ole ikkagi edukas. Kui oled aus ja siiras, võid sa petta saada. Ole ikkagi aus ja siiras. Selle, mida sa aastaid ehitad, võib keegi üleöö hävitada. Ehita ikkagi. Kui leiad meelerahu ja õnne, võib keegi olla kade. Ole ikkagi õnnelik. Kui sa teed täna head, võivad inimesed selle juba homme unustada. Tee ikkagi head. Anna maailmale endast parim. Võib-olla ei ole seda kunagi küllalt, kuid anna ikkagi oma parim. Aitäh ja ilusat suve teile kõigile! Piret Laikre laulu Siit algab tee esitab Mairin Alavere. Siit algab tee
aitäh ja palju õnne! Saabunud on mõned e-kirjad. Head koolilõpetajad, koguge kogemusi, nähke maailma ja püüege alati enda arendamise poole. Lääne-Virumaa on teie üle uhke. Marko Torm, Lääne-Viru maavanem. Kallid lõpetajad, kevadel 2004 aastal alustasime Vinni lasteaias lõpupidu sõnadega. Tänane päev on tähtis ja eriline. Armsad Elis, Kertu, Kristin, Merike, Lisett, Paula, Hanna-Kristin ja Maria. Taas on käes tähtis ja eriline päev. Täna lähete koju gümnaasiumi lõputunnistusega. Teie elus on maagiline aeg, kus koonduvad lõpp ja algus, kus vanast sünnib uus ja saab aluseks uue loomisel. On ilus komme pöördelisi aegu tähistada puu istutamisega. 12 aastat tagasi istutasime teiega tibatillukese kuusekese. Nüüdseks on ta tugevalt juurdunud ja sirgunud ilusaks ja omanäoliseks varasuvises värskuses rohetavaks puuks. Kallid lõpetajad, õnnitleme teid gümnaasiumi lõpetamise puhul. Soovime teile julgust oma unistusi järgida, et ikka ja jälle oleks teie poole põhjust pöörduda sõnadega. Tänane päev on tähtis ja eriline. Tiina ja Virge. Sellega on meie aktus lõppenud. Lubame kõigepealt minna aulast välja lõpetajatel,